Okei, siis hakkame pihta selle tänase jututunniga. Teemaks on välja kuulutatud siis Eesti Ulmeühingu selline jututund ulme tulevikust. Mina olen Veiko Pellials ja minu kõrval on ulmekuru Jüri Kallas. Meil oli mõte, et me ei tee seda asja siin kauem võib-olla kui 3 tundi, et 2:30, kui hakkavad õudsa Eesti filmid, et kes tahab sinna ka jõuda, et me katsume selleks ajaks otsad kokku tõmmata, et siis saab ühest kohast teise liikuda, jõuab seansile ka veel. Ja selline teine sissejuhatus on see, et milline võiks olla ulme tulevik, et kus see teema üldse püstitus või miks selline teema, et suhteliselt hiljaaegu oli siis Eesti humanitaarteadlaste suur aastakonverents ja seal Jaak Tomberg pidas siis ühe sellise ettekande, kus ta sellist teemat natukene puudutas, et milline üldse ulme tulevik võiks olla. Ja see lähtekoht oli siis selline, et olevik on läinud nii kiiresti muutuvaks ja nii keeruliseks, et ulme jaoks nagu ei ole enam kohta, et selleks, et ulmet kirjutada peaks olema selline tugev jalgealune nii-öelda olevikus. Ja siis on tulnud sellised mõisted nagu 5 minuti tulevik, ehk siis tulevik ei ole enam kuskil järgmisel sajandil või 50 aasta pärast, vaid me ei tea sedagi, mis piltlikult öeldes 5 minuti pärast juhtuma hakkab. Et olevik on nii kiiresti muutuma hakanud, olevik on nii etteennustamatu ja ise nii ulmeline, pluss siis see, et on selline nagu termin, et oleviku horisont, et olevik on tuleviku kätte saanud. Ja sealt tuli siis see mõte, et arutame siis natukene ka sellel teemal. Aga ma tean, et Jüri tahtis ka mingisuguse väikse lause öelda siia sissejuhatuseks. Tähendab, ma teeksin kõigepealt väikse avalduse, ette vabandan ja katan tagumikku. Nimelt me siin kindlasti räägime mingitest žanritest, võib-olla autoritest, võib-olla teostest, et kui me mõne kohta ütleme halvasti, siis ei tasu seda võtta nii, et me kindlasti ei meeldi või et see on lihtsalt vestlus ja mõnikord ei tasu solvuda, kui teie lemmikauto juhtub võib-olla öeldes kehvasti. Kuigi ei ole plaanis, aga mine tea, kuhu jõuame. Tänapäeval on see, et parem on ette juba anda vabandus ära, et mitte saada pärast hagi kaela. Nii. Aga ma räägin siis seda ka, et tegelikult see tulevik on, võtame 5 minuti pärast või nagu ma Veikole enne ütlesin ka, et kui me seda paika panime, et tegelikult ka isegi Villu Tamme kunagi laulis, et tulevik on tunni aja pärast ja 7. aastal James Graham Ballard siis, kes oli hästi progressiivne ulmekirjak, tema kah kirjutaski sisekosmosest ja põhimõtteliselt sellest, mis toimub inimeste peades, meeltes ja temal oli ka just see, tema tulevik alati see, mis on kohe nurga taga, et selles suhtes luges teda ka need, kes muidu ulmet ei loe, kelle see kauge tulevik ja suured kosmose tähelaevad ei meeldi, et see tundus nagu realistlikum. See on just ka see, et see lähituleviku asi on just realistlik ja see on alati keerulisem kirjutada, sest et see vananeb juba kähku. Sa paned asja paika ja kirjutad raamatu, romaani kirjutab ikka aasta aega läheb vähemalt ja siis, kui romaan ilmub, võib juhtuda seda, et tuleb mingi asi ühiskonnas ja su romaan on juba ajale jalgu jäänud. Klassikaline näide kas või samas Ukraina sõda, mis on nii palju muutnud, et maailm on hoopis pea peal ju tegelikult. Mitte ainult selle konkreetse sõja pärast, vaid kõik need muud, kas või droonide värk ja tulevik, nagu keegi ütles, et Ukrainas on küberpunksõda käib, et robotid jooksevad ringi ja ja kui sa juba Ballardit mainisid, et siis Ballard on ka tõesti üks neist autoritest, üks näide, kus ulmeautor sisuliselt mingist hetkest nagu enam-vähem loobuski ulmest ja hakkas kirjutama sellist nihestatud olevikku. Teine peaks olema Gibson, kes umbes samamoodi leidis mingil hetkel, et seesama, et olevik on tuleviku kätte saanud ja ei ole mõtet midagi välja mõelda. Teistpidi mõlemad on ilmselt ka selle tõttu need autorid, kes on tuntud ja loetud ka väljapool seda spetsiifilist ulmeringkonda. Seda küll, nad on tegelikult ka modernistid mõlemad oma loomingus, et nad on
kui tihti öeldakse, et ulmekirjandus on hästi ka alalhoidlik, eks noh, et sihuke natuke vanamoeline isegi, sest et sa pead, no seal on see ka, et ulmes on sul nii palju asju, mida sa pead tegema, et noh, sa oled nagu žonglöör, et sul on vaja maailm välja mõelda, tegelased panna liikuma, need tegelased peavad olema usutavad, sa pead selle mingi probleemi panema, sa pead kõik ütlema nii, et veel lugeja, kes pole sellele 20 aastat mõelnud, saab sellest aru. Ja siis ongi see, et lõpuks on, sa pead kirjutama suhteliselt alalhoidliku teksti, eks ju, sa ei saa seal mingit suuri stiiliupepalle teha, sest et lugeja vastuvõttu meil on ka piirid. Ja siis ongi, et samas modernistlikud kirjanikud, nendel, kuna see ulmeosa on võib-olla sihuke realistlikum ja kergemalt adutav, kuna see on kõik meie ümber iga päev, siis nendel on võimalik ka vormiga rohkem eksperimenteerida. See on sihuke paradoksaalne asi ulmes alati, et mingid asjad välistavad teineteist. Jah, ja nüüd kui mõelda selle peale, nagu sa ütlesid, et mingi osa ulmest kipub päris ruttu ära vananema, et siiamaani on olnud kogu aeg see häda, et eelkõige vananeb selline tehniline osa, ehk siis me ei ole osanud ette näha, kui kiiresti tehnoloogia võib muutuda ja siis see muudab nagu eriti anakronistlikuks, kui ulmeraamatutes kirjutatakse kaugtulevikust ja samas mingisugused asjad on kirjeldatud umbes sellistena, nagu nad olid, no ma ei tea, 70-ndatel võib-olla seal. Samas minule kohati tundub, et selline tehniline pool, et sellega on, kui sellele väga ei keskendu, on isegi võimalik kirjutada niimoodi, et ei vanane, aga mida ma olen tähele pannud, on see, et kohati ulmeautorid jäävad pigem jänni selliste sotsiaalsete mullistuste ettenägemisega, et mingid asjad vananevad palju kiiremini ära selle tõttu ja siis nad on palju hullemini ajast maas. Et kui võtta mingitel teostel jätkuvalt on mingid sellised kirjeldused, kuidas on see, näiteks ei ole osanud paljud autorid ette näha kas või seda, kuidas moodi Nõukogude Liit kokku varises, olid sellised tulevikunägemused, kus jätkuvalt ikka on ühel pool Ühendriigid, teisel pool Nõukogude Liit, mingisugune või siis edasiarendused, et umbes et Euraasia liit, kus juhtiv ots on venelaste käes ja ühesõnaga seda poolt on olnud palju, sotsiaalset poolt on olnud palju raskem võib-olla autoritel ette näha ja selle tõttu mingisugused teosed vananevad nii-öelda selles mõttes totaalsemalt, et sa võid alla neelata mingi tehnilise asja, sa saad aru, eks ole, miks ta on vana, aga kui sa loed seda, et see sotsiaalne pool, seda ei ole osatud ette näha, mis juhtuma hakkab, et siis see mõjub võib-olla isegi valusamalt, või kuidas sulle tundub? Tähendab, see Nõukogude Liidu kokkukukkumine, kui nüüd sellele korraks kinni keeda, siis okei, ulmekirjanikud on kirjanikud, eks ju, nemad ei pea, aga isegi need mehed, kelle töö oli olla sovetoloogid läänes, nendest vist ainult üks ainus mees pakkus välja selle kokkukukkumise, sest üldine teooria oli see, et kui see Nõukogude Liidu see laiali saatmine oli päevakorras, eks ju, 91. aastal, detsembri alguses, siis Ameerikas ja kõik seal rääkis, et ärge kõigutage paati ja umbes, et anti ka prognoos, et aasta oli 2022 või 2025 Nõukogude Liit ikka kindlasti kestab veel. Ja kõik need sovetoloogid põhimõtteliselt said palka mitte millegi, sest teistpidi ilmselt nad tahtsid enda töö jätkuks, eks ju, muidu sa pead ümber kvalifitseeruma teise asja peale. Aga mis puutub ulme vananemisse, siis seal on selline naljakas paradoks, näiteks ma tean mingi Stanislav Lemmi romaanil Alistamatu, mis peaks varsti ka eesti keeles tulema ilmselt sel aastal. Seal on näiteks siuke asi, et kaugtulevik, kosmoselennud, tähelennud, ja samas on seal ikka nagu arvutid on selliste lampidega ja seinad täis ja need arvuteid ja kõik siuke arvutuslükatid ja kõik, aga ma saan tegelikult aru, miks Lemm seda tegi. Sest tema oli tõsine teaduslik vend, tema ei tahtnud mingit mumbo-jumbot kirjutada, tema ajal oli see tundus nii loogiline, õige ja temal oli see veenev ja usutav niimoodi kirjutada. Et mingi humanitaarsema hariduse, kuigi Lemm ei ka meditsiinihariduse tegelikult, aga ta oli palju lugenud ja õppinud. Aga laushumanitaar, tema kirjutas lihtsalt, et arvuti oli laevas ja ta rohkem selle ei puutu, et selles suhtes see teos vananeb vähem. Aga samas Lemmi see süviti minek annab ja teistpidi võimsa efekti, et seal sa loed seda, kuidas ikkagi nad selle võõrsivilisatsiooniga seal ikka otsest sõtta lähevad, see on ikka karm, ja see on mõnes mõttes on väga kaasaegne jälle, kui küberkärbsed ja kõik sul kallal tulevad, põhimõtteliselt nagu droonipilv lendab peale ja ei ole need tuleviku inimesed midagi võimsad. Et selles mõttes on see tehniline asi on alati väga vaieldav ja näiteks sama arvutivärk.
me kõik naevame tihti seda, kuidas et vanasti olid arvutid linnasuused ja kõik käisid oma selle arvutuid, oli vaja midagi arvut kasutada, mindi kuhugi linna arvutuskeskus, saadi oma see ülesanne anti ja tehti ära, siis tulid väiksed personaalkompuutrid, kõik naesid, no näete, kuidas ulmekad päid mööda. Aga tänapäeval on põhimõtteliselt suured arvutid tagasi jõudnud. Kui me näeme seda, kui nüüd see pilvevärk ja kõik see, et siis tegelikult on see sama jälle suur arvuti meil ümber ringi. Arvutuskeskused suured, jah. Et see kõik on jälle nagu justkui teise ringiga tagasi tulnud, aga teistmoodi, eks ju, ja suured vabalt ilmselt tulevikus ka võib-olla on orbiitserverid täis, nagu Joel Jansi ühes romaanis oli, et kõik matrjoška ajud seal ja et veetakse kogu inimsivilisatsioon selle peal üleval ja kõik möödunud põlvkonnad ka on sinna salvestatud. Nii et selles mõttes tulevik on tegelikult mõneti nii keeruline, et ma olen kunagi pidanud rääkima ükskord mingitel teadustööl sellest, et kas ulme ennustab ette tulevikku, tegelikult on see võimatu. Isegi futuroloogid saa sellega hakkama. Aga ütleme, et mingid suundasid saab näha ja mingid asjad on eos, kuni toimub kas mingi tehnoloogiline muutus või sotsiaalne vapustus ja siis jälle tuleb kõik asjad jälle ümber vaadata. Kas üks variant nii-öelda ulme jaoks olekski see, et sa ei lähe nii-öelda tehniliselt liiga süvitsi, et sa ei kirjelda mingite asjade toimimispõhimõtteid, vaid sa pigem kirjeldad, mille jaoks seda vaja on ja sa ei lasku sellesse, kuidas see asi peaks töötama, sa ei lähe sinna inseneri ulmesse. Ehk siis, miks mulle tundub kohati, et see võiks olla mõistlik, on see, et hästi paljud tänapäevased, näiteks kas või arvuti kasutajadki ja muud tehnoloogia kasutajad, neile piisab ju sellest, et nii-öelda vajutad nuppu, settingud on keegi paika pannud ja sa kasutad, ega sa aru ei saa, mida see asi teeb või kuidas ta töötab ja kui mingi väike tõrge on, siis on ju kohe käpad püsti, mis tähendab, et ei peagi võib-olla kirjeldama, et oluline on see, et asi töötab, teeb seda, mida autori jaoks on vaja, et ta teeks ja tähtis ei ole ju, mis printsiibid või seadused, füüsika või loodusseadused seal taga on. Sellega on tegelikult üks asi see, et esiteks tehnika on neid keeruliselt kõvasti. Kui meenutada minu lapsepõlve nõukogude ajal, siis iga auto omanik oli põhimõtteliselt võimeline autot remontima. Tänapäeva autot sa ei saagi remontida, seal ei ole kuskil sul enam käppa vahele panna, kõik on seal kinni plokkidena ja et ütleme auto esituld vahetades pead võtma pool esiotsa maha, et sinna tuleni ligi pääseda paljudel autodel. Ja siis läheb aju lolliks, kui sa selle lahti võtad, eks ole. Ja siis aga eespidi võttes teaduse tehnika kirjeldamine, küsimus ongi selles, mida autor kirjutab. Mingil hetkel leiti, see on õudselt oluline, et sa pead kuidagi jätma selleks muljet, et sa jagad asja. Aga teistpidi võttes, kui mõtleme nüüd mitte ulmelist kirjandust, kui seal kirjeldab seda, et inimene astub trammi ja hakkab trammiga sõitma kesklinna, eks ju, või ma ei tea, kuskil äärelinna. Ega ükski kirjand kirjutab seda, et kuidas tramm töötab ja mis mootor tal on ja kes selle leiutas ja see on ebavajalik info trammi sõidu seisukohalt, eks ju. Ja sama asi on lugejale ka ebavajalik, eks ju, ja sama on tegelikult ka ulmes, et kui see ulme loo eesmärk ei ole kirjeldada just mingit uut lahedat mootorit või ägedat teaduslikku ideed, kuidas nüüd tehti mingi asi ägedamaks või paremaks, eks, siis ei ole ju põhjust seda ka niimoodi põhjalt kirjeldada, sest et me ju kasutame, mitte me ei juurde selle üle, et kuidas meil kohvimasin töötab või et kuidas meil nüüd see blender seal täpselt lõikab, eks ju. See ei ole meie asi, peast näpud vahele ja ongi kõik. Jah, ehk siis me jõuame ju selle üheni Clarki 3 postulaadist. Üks neist oli siis ju see, mis ütles, et iga piisavalt arenenud tehnoloogia on eristamatu maagiast, mis tähendab, et me kasutame ja ei olegi oluline, mis ja kuidas. Ma olen näinud, kus inimene kasutab arvutit, kes üldse ei tea midagi sellest ja siis enam-vähem päris ei palveta, aga aegalt küll niimoodi, et tööta nüüd palun. Et see on tegelikult ju olemas, et see aukaotus ausaamatu ees. Ja eile ühes vestluses me jõudsime umbes sama teemani, me jõudsime selle vana toreda anekdoodini, et absoluutselt kõik tehnika töötab ju suitsu pealt. Ehk siis kui suits välja tuleb, siis tehnika jääb seisma. Et see on see tase nüüd, eks ole. Okei, aga näiteks kui nüüd üritada siis kantida see asi kõigepealt natuke laiemalt, et Eesti ulme juurde tuleks võib-olla hetke pärast, aga et kas see on üks põhjus, see, millest me räägime, et see tulevik on ennustamatu, et see tehnoloogia areng on kiire, inimsuhete areng on kiire, kõik need asjad on kiired. Kas see võib olla üks põhjus, miks väga suurt võidukäiku on teinud fantaasiakirjandus? Eskapism ja selline...
no tegelikult on eskapism ulmekirjanduse ja üldse igasuguse ilukirjanduse, kööminullide ka üks põhi ikkagi nurgakivi, et inimene tahab puhata igapäevasest elust, kuidas keegi, eks ju, aga ka mõnes mõttes on ka puhkus see, kui sa loed mingit rämedat verist põhjamaist kriminulli, et seal on see puhkus see, et sa tead, et sinuga seda juhtub. No kuule, me siin ka kõik praegu puhkame, eks ole, vaatame õudukaid. Jah, et kuidas seda, et väga, väga realistlik ja armas film, kus keegi jälle saagi annab kellelegi soolikatesse, eks ju, väga ilus ja armas, sest et ei ohutu. Aga tegelikult on see üks asi ja teiseks on, minu arvates on, ma tahan nüüd olla selline vana inimene, kes viriseb, et vanasti kõik parem, eks ju, aga minu arvates on selline tunne, et inimkond juhmistub. Ma ei taha öelda idiokraatia päris, eks ju, see tuntud filmi järgi, aga on ilus ütlus, et mõistushulk on konstantne, aga see jaguneb järjest vähemate vahel. Et inimesed on natukene, teadus ei ole popp mõnes mõttes laiades massides ja see 6. näiteks oli ikkagi teadus ikka hästi menukas ja loeti populaarseks aega. Tänapäeva need teadusajakirjad on siuksed, et mina ei oska neid teadusajakirjad pidada, neid imelisi teadusi ja nad ei ole minust ikka päris teadus, see on ikka mingi kõmuvärk või vaatad telekas neid National Geographicu neid dokke või mitte National Geographicu, History Channeli omad, see Hitler Channel, eks ju, et seal on see ikka, et pandikunnid ei ole just teadus või mingid siuksed asjad või mingid jäärekka vennad siuksel kujul, et mul on selline tunne, et see meelelahutus on natukene võib-olla, see tasakaal on paigast, et meelelahutus on tähtsam võib-olla kui natukene, aga samas need käivad lainetena, pendel käib ühte seina, teise seina, ma ei olegi väga pessimist selles suhtes, sest kui see teadus, mingi hetkel on ikkagi alati vaja neid inimesi, kes seda töös hoiaksid ja okei, me võime teha masinad, mis ise ennast remondivad ja me kõik oleme puutunud kokku selle, kuidas arvuti arvab, et me oleme lollid ja otsustab ise, mis tema teeb, eks ju, et tal on antud juba need võimalused, et ta ise tõtab uuendus, kas sa tahad või ei taha neid ja teeb sulle seal interface'i, tõstab ümber ja muudab värvid ära, kui vaja on ja teeb nupud ümmarguseks. Ka siis, kui vaja ei ole? Ei, ongi täpselt, et sinu käest ei küsita enam, sina oled see mõttetu ripad seal klaviatuuri ja tooli vahel. Aga selles mõttes ma arvan ka seda, et mulle tundub ka see kirjanike see sotsiaalne kooslus on muutunud. Ma ei taha öelda, et vanasti naised ei kirjutanud kuigi palju, kirjutasid ikka, aga neid oli ikkagi, ulmes oli vähem. Minul kunagi ühe antoloogia puhul leiditi ette minu koostöö, et miks nii vähe naisautorid, aga see on ajalooline ülevaade, seal ei olnud neid, ma ei saa nüüd hakata neid kuskilt kivist vett välja pigistama. Aga tänapäeval, kui hakkad vaatama neid autorid, siis on hästi palju naisautorid ja ma usun, et fantasy kirjutamine on võib-olla naisterahvastele rohkem. Me ei ütle, et nad ei saaks hakkama SF-iga, väga häid neid teadusulme asju on, naisterahvad ja väga uhkeid, aga võib-olla see tuleb, et pluss see, et tänapäeval on ka raamatu kirjutamine, üldine kirjaoskus on tulnud suuremaks ja raamatu kirjutamine pole kunagi olnud nii levinud, et kirjaniku amet on, ja lisaks ka kirjastamine lihtsamaks ja odavamaks ja raamatu väljandamine pole kunagi nii lihtne olnud kui tänapäeval, et ilmselt ka need mõjutavad, et see kättesaadavus ja võime seda kõike teha igal ühel ise, see vanasti ju ainult kirjastada, tänapäeval praktiliselt iga teine menukirjanik on natuke ikka ise kirjastaja, eks ju. Nojah, kui nüüd vahepeal mingisugune repliik siia veel sellesse teemasse juurde torgata, siis minule tundub, et naiskirjanike osatähtsuse tõus on seotud ka sellega, et kuna poisid enam ei loe, siis nad ei oska ka ju lõpuks korralikult kirjutada, mis tähendab, et siis ongi ju see, et tüdrukud loevad, nendel on kirjaoskus olemas, tulevad kirjanikud ka, väga head kirjanikud tulevad. See on küll, jah, see on väga hea. Et midagi pole teha, see film, see Sex Missia, eks ole, mehed on niisugune hääpuu tõuk viimasel ajal tundub, et vähemalt kirjanduse puhul. Puudub lüli ahvi ja naise vahel. Jah, enam vähem. Okei, katsume Eesti ulmest ka siis paari sõnaga rääkida, et rohkem kui paari sõnaga. No rohkem kui paari sõnaga. Jaa, aeg on küll. Et ma ei tea, kuidas sulle tundub? Minule tundub, et Eesti ulme ei ole olnud siiamaani nüüd ülemäära nii-öelda teaduslik ulme. No, jätame selle kõrval, et kui palju üldse on teaduslik ulmet, niikuinii ulmikud ise räägivad, et kõik on pseudoteadus, mis seal on. No ütleks näivteadus. Näivteadus, jah. See on see, et jätab mulje. Jah, et songleeritakse nende asjadega, aga tegelikult ega ei ole kindel, kas kirjak isegi täpselt ausab, mis ta kirjutab. Aga okei, jätame selle kõrvale, et kuidas sulle tundub, kui vaadata kas või Eesti ulmet,
et need žanrilised valikud, need lood, mida kirjutatakse, et see on ka minu meelest kaldu igale poole mujale ja seda sellist nii-öelda siis teadusulmet on ikkagi natukene vähem, meil on hästi palju ka seda noorte fantasy't, noorte kirjandust laiemalt ja siis on väga palju tõesti seda sellist eskapistlikku meelelahutust ehk siis selle kohta vist oli vahepeal ka see pauh- ja põmm-ulme termin. Tähendab, alustame sellest, et Eesti autorid, meil ei ole professionaalseid kirjanikke, nad kõik teevad seda põhitöö või kõrvalt, eks ju, see tähendab, annab ka natuke jälje sellest, et süvenemise, sul ei ole, et kui sa tahad mingis reaalses koguses teoseid kirjutada, siis sa ikkagi, et iga aasta üks või raamat välja, siis sa tegelikult on ikka päris hull töö see muude asjade kõrvalt. Kellel on võimalik, kel ei ole, eks ju, kel ei ole võimalik need teoda õedamalt. Teiseks, eks teadus nõuab ka mingeid teadmisi. Ja ma olen teinekord ka vaadanud seda, et isegi autor, kes võib-olla teab asjadest, ta ei kirjuta ikkagi mille peast teaduslikult. Kui meil kas ta kaadab, et ei müü nii hästi, siis või ta ei taha selles kirjutada, teab, aga ei taha kirjutada. Aga meil on tegelikult ka Eestis on minutas, mingi määb ka seda tõlkekirjanduse see värk ja meil on tegelikult ka ega seda teaduslikku ulmekirjandust ka tõlgituna väga palju ei ole, ütleme siis science fiction või teadusfantastikat ja näiteks kas või kosmose asju või meil on tegelikult üsna see kängu jäänud, kunagi algus küll 90. aastal hakkas tulema igast asju, aga nüüd on kõik läinud ka see tõlkeväärt ikka üsna selle fantasy või siis on paremal juhul on teaduslik asi on ajaränd, eks ju, mis on tegelikult siis ka lõpuks, et ajamasin on, aga ikkagi seal lahendakse mingid seksi ja sugutungi ja suhtedraamasid, eks ju. Ka ajamasin on suhteliselt kõige pseudoteaduslikum asi seal teadusulmes ju. See on nii suhteline asi, ma tean jah, meil Siim Veskimes alati seletab, et ajamasin on ilmvõimatu, ma ei tea, kas me kunagi ka tähtedel lendame, võib-olla see on ka ilmvõimatu. Sest ega see ussi auk, mida me ulmes kasutame niimoodi, et lähed luust sisse, teispool plupsti välja, eks ju, ega see on ka ikkagi, siukse kujul on see ikka pavas ebateaduse või maagia, eks mumbo-jumbo, eks ju, sest et selles mõttes küll ja mul oli kunagi isegi idee, et teeks lihtsalt annaks autoritele idee kätte, et nad kirjutage siis igaks jutt, et antoloogia kokku sellest, et kus tegevus oleks kindlasti kosmoses või siis võõrplaneedil ja see võõrplaneet ei tohi olla nagu maa, et see peaks siis keelegi isegi kõrval idee, et teeks üldse suure tähe ümber kõik, et jutud, eks ju. Samas ma olen väga skeptiline, kas seda raamatut kokku saaks. Sest siin on proovitud teha kas või kliimaantoloogiad, isegi seal saadud kokku, et kliimaprobleemidest, et kuigi on ju popp ja noortepärane ja aga auto, seal on muidugi see ka, et seal küsiti ainult mingitel autod ei antud üldiselt seda välja, aga ma tunnen, et see, et autoritel on omal ka, et nad tegelikult on see, et selles mõttes natuke amatöörkirjandus on see Eesti ulme, ma ei taha öelda halvustavad, tegelikult on tulemused on võimsad ja kunagi pole see Eesti ulme nii hea seisukohas olnud kui praegult olukorras, eks ju, sest meil on ikkagi 10 autoreid, raamatud ilmub pidevalt, eks ju, mitu sarja väliselt, eks ju, iga aasta debüteerib ja 2-3 autorit vähemalt tuleb uut, eks ju, justkui pilt on äge, aga samas on mingi ohumärk on üleval, et need autorid vananevad, väga noori ei tule niimoodi peale, võib tulla hoopis mujalt, mitte sellest enam nagu sellest ulmeringist, mis kunagi 90. aastal kõik see, et need tulevad kuskil omaette või mingitest, noortekirjandus on täiesti, mis on omaette tegelikult kamp, eks ju, niimoodi, mõned suhtlevad, aga paljud on tõesti, me ei tea neid üldse, kes nad on päris elus. Ja mõneti on see loogiline, eks raskusjõud nii päeva, aga seda et mingid žanrid on ikka tõesti hästi puudu. Meil isegi on väga vähe nõudlust tegelikult eesti keeles. Aga teise nurgalt ma tahaks meenutada seda, et kunagi oli naljanumber see, et eestlased kosmoses, et Jüri ja Mari kosmoses, ohohoo, eks ju. Aga siis tuli Maniakid täna kirjutasid manifesti, et varbad Eesti mulda või kodumaa mulda, eks ju, ja hakkas kirjutama Eesti kosmosest, eestlasest kosmoses ja Joel Jants ka ja tegelikult siis selgus, et ega see ei olegi naeruväärne, et võib küll, et astronautidest kirjutada ja pole mingit probleemi, eks ju, ja saab hakkama küll, et sa sõiad see niši, et selge, et mingit suurt kosmoselaevast kui Eesti püsti ei pane, aga eestlane võib teise õigi laeva peal lennata ja tegutseda ja saab ikka seda Eesti asja sinna sisse panna. Astronaudi nii-öelda mõiste on ju käibessegi läinud. Ja tegelikult enne päevast seda ju siis lasti väike meie Sputnike üles ja et ei olegi nii naljakas enam see asi ja kunagi ei tea, eks ju.
ja sama on nende muude asjadega. Muidugi mina tahaks ka õudselt hea meelega tahaks näha, et Eesti autod kes mingit lähitulevikust ja sellisest teaduslikust probleemidest ja asi ei oleks ainult mingi katastroof võib-olla, et noh, et aga teistpidi võttes auto on vaba nii-öelda ja et väga raske on autole ette kirjutada, et mida ta peaks kirjutama, seda enam, kui ta teeb seda hobina, ikkagi suures plaanis hobina, et noh, et nõuda, et tee nüüd seda ja pluss see, et paljud autoid ei oska kirjutada käsu peale. No ega ma seda ei pidanudki silmas, et keegi peab kedagi käskima, et nüüd kirjuta seda, et küsimus ongi pigem selles, et huvitav, miks need valikud on teistsugused, eks ole. Võib-olla me seda vanad ätid, me ei saagi aru, et see asi, mida meie ootame, see ei kõneta enam. See ei ole moodne enam, jah. Et see ei müü, noh, mitmes mõttes ei müü, et noh, et me oleme need TTR-i teaduslik tehnilise revolutsiooni lapsed nii-öelda. Et tänapäeval on siuke muhe ja eskapism ja... Jah, aga vaata naljakal kombel, eks ole, okei, teaduslik tehniline revolutsioon ja kõik see tehniline ja teaduslik pool, aga naljakal kombel ega meil Eestis ei ole väga palju ka sellise sotsiaalse ulme näiteid. No sotsiaalne ulme on tegelikult, seal on minust see asi ka natuke eskapismi teema ja näiteks ka meil on satiiri tegelikult on vähe, eks ju. Aga mul on selline tunne, et see Eesti ei ole ka populaarne, sest kui ma räägin teinekord, et ma vaatan seda, et kui ma näiteks kiidan mingit satiirist teost, siis paljud tõmbavad kui nina pilt, mingi satiir, et see ikka ei ole õige ja kui ma ütlen tulla nüüd teadusega juurde tagasi, siis näiteks üks autor nagu Vernor Vinci, eks ju, Vinge kirjutatakse, et on Eesti, kes ka paar raamatut ilmunud. Tema puhul ma kunagi olen täiesti šokis, kui ma sain teada, kui vähem tuntud on ta USA-s koos oma kodumaal, et ometi mingi tipptegija, noh, singulaarsuses ikka maaletooja enam-vähem, eks ju, noh, ikka ilukirjanduses ja kõigest selles ja no ta on ilmuvad asjad jah, ja need müüakse ja saavad auhindu ka, aga need ei ole üldse laialt tuntud tegelikult. Et siin Eestis on ta ilmselt tuntum isegi oma tõlgetega kui seal kodumaal oma originaalloominguga. Noh, ta on tuntud, müüb ja on poodis olemas, aga ta on ikkagi siuke, kui paned kõrvale mingi fantasy saaga, siis sellega võrreldes on ta mitte keegi. Et noh, et suva... Aga see näitab jälle siis seda sama ka mingil määral seda lugeja, kuidas öelda, lihtsustumist ehk keeruline teadusulme esitab ka lugejale palju kõrgemaid nõudmisi, aga nagu sa ütlesid, et kui see tase nagu kuhugil tasapisi langeb, et siis eelistatakse ka lugejate poolt sellist lihtsamalt söödavat kraami nii-öelda. Ja üks asi on siin veel tegelikult, noh, meid see ei puuta nii palju, sest meil on see kirjasturg on nii väike, et siin ei ole mingit turgu ja noh, businessit tegelikult ei olegi, eks ju, see on ikka siuke, noh, äri nagu, noh, jäljendamine või siuke mängime äri, Eesti kirjastuse elu ei ole mitte mingisugust äri, eks ju. Aga näiteks lääneriik, noh, Anglo-Ameerika maades minutis toimus mingi hetkel nihe, see oli pärast Star Warsi filmi, ja 80 aasta, kus algas suur kommertsialiseerumine, teleulme ja seal tekkis tegelikult see asi, kui 70 aastal anti välja ka raamatuid, mis ei olnud nii kindlad müügihitid. Et oli kirjas umbes siuke mõte, et on 10 raamatut, anname välja mingis ajavahemikus sealt 10-st, 2-3 on need kindlad, need müüvad, mühiseb, eks tulevad kordustrükid. Sealt ülejäänud mingi 5 on veel siuksed enam-vähem siuksed, et tulevad vist 0 ära ja siis need ülejäänud on siuksed, mis noh, tegelikult on ilmne kahjum, aga need anti välja, et noh, et siuke põllu harimine ja võib-olla edaspidi tuleb veel. Missioonitunne. Jah, aga mingi hetkel 90-ndatel ja hiljem hakkas see asi, et ikkagi kõik oli kindla peale minek, kindel äri, siis oli veel see, et raamatupood hakkas kokku tõmbama, raamatuid hakati müüma suurtes kaubanduskeskustes, see omakorda muutis seda niši natukene ja tegelikult eks see ka natuke teeb seda kirjandust natuke lihtsamaks, et see publik muutub, et ei ole enam see nohikust poiss, kes tuleb poodi ja ta teab, mida ta ostab, eks spetsiaalse ulmepoodi või ulmeosakonda, ta teab täpselt, mis ta tahab, eks ju, ta on lugenud ajakirjast neid autoid ja tänapäeval on ikkagi see, et sa müüd nullist mingit asja, sa müüd seda hoopis mingitel muudel põhjustel, mitte see, et autori nimi, võib-olla kunagi jah, kui Stephen King on kuulsaks saanud, siis ta muidugi on, paned suured kaane peale King, pool kaant on see nime täis tal inglise keeles, eks ju, midagi muud siin ei mahugi suurt, eks ju, ja kõik teavad ja kõik võtavad nagu noh, sa oled poodi, võtad jogurtit umbes, et võtad uus King, tundmatu King, võtan. Ja sama on, noh, aga või siis on seal kaane peal mingi geneeriline turvistes tibi mõõgaga või on seal mingi romantiline kleidis naistehvas, et need on kindlad märgid, et nad on tegelikult mõnes mõttes nagu Twitter, kus on märkides räägid või need sotsiaalmeedia asjad, eks see on sama asi,
et see ei ole oluline auto nimi ega see teema, aga see kuidagi ja siis on veel see asi ka, mis minul on arusaamatu. Paljud inimesed saavad tegelikult lugeda kogu ühte sama asja, ühte sama raamatut. Sa leidsid selle õige asja üles ja nad loeks kogu aeg ühte sama asja uuesti. Minu jaoks on see, et ma tahan kogu aeg vahetada. Aga ma saan aru, et see ei ole populaarne seisukoht. No sa satud äkki mingisuguse vale asja otsa, eks ole. Tuttav on turvaline. Jah, aga minu jaoks see kunagi see 9. aasta kunagi hakati hästi palju, hakkas sama kirjandus liikuma, lugesin läbi ühel suvel 20 Clifford Saimaki romaani. Ja mul oli mürgitus auto, kes mul meeldib. Ma pärast 5 aastat kätte kaivanud tema poole, sest et ta on selline auto, et ta on väga kindlad need märgid. Et noh, mingi lollike on seal, külahull, eks, ja siis on koer on alati, siis mingid tulnukad, sellised maaelu, eks ju, ja kõik see on äge, aga kui sa loed neid 20 romaani järjest, noh, need ikkagi nii palju ta ka varieeri neid asju, ja lõpuks on juba see, et sa näed seda skeemi läbi ja sa ei taha enam seda. Aga on inimesed, kes seda loeks hea meelega, noh, need 10 köitele mingi saaga loevad niimoodi ja anna juurde. Muidu vahepeal, kui sul oli see satiiri teema, et ka üks asi, mis meil jooksis siin ühes õhtuses omavahelises jutuajamises siin teiste inimestega ka läbi, et kui sa tahad satiiri saada, et üks asi mitte see, et seda on, noh, miks teda ka võib-olla vähe on ja mis on nagu ka loogiline, et tänapäeval enam inimesed ei saa aru ei satiirist, ei irooniast, ei sarkasmist ja noh, ridade vahelt ka ei oska lugeda ja kõike võetakse jube tõsiselt ja tagajärg on see, et no, mida sa kirjutad mingit sihukest asja, millest sa tead, et sellest ei saada aru, vähe sellest, see tekitab reeglina mingi tohutu pahanduse, sest sealt loetakse välja midagi hoopis muud. Jah, see kindlasti on ka mingil määral, et ühiskond on muutunud väga hellaks. Ma ju eile ka, kui seksmissiooni siis juhatasin, siis ma ka veel kõige rõhutasin, et ärge nüüd kõige solvugu, et see kunstis on kõik lubatud ja tsensuur on saatanast, sest et tegelikult kui me seal isegi loomingus teha asju, no siis kus veel, ja teiseks on see, et loomingus on kõik see valutum, kui me hakkaks seda ühiskonnas inimest peal kohe tegema, eks ju. Ja muidugi satiiril on ka vahe, osa satiiri on hästi labidaga näkku, hästi primitiivset ja ega see siuke mulle ka ei meeldi, noh, mingi ajalehe naljanurga tasemel siuke, et nagu vanasti nõukal olid need joodikust sandtehnik ja mis seal oli, kõik need klassilised asjad, eks ju, et maja valitsus ei võta vastu ja aga on ka siukest satiiri, mis tegelikult ei aegu või kuskil, kas või kosmoses on mingi planeet, kus siis on asjad natuke hapuks läinud või sama see seksmissioon meie eilene see film, et seal on mingid asjad on kindlasti satiir sotsialismi pihta või taasühiskonna kohta on võib-olla natuke aegunud, aga naiste ühiskond või see ajaloo ümberkirjutamine, see on ikka aktuaalne kogu aeg ja isegi kui Nõukogude ühiskonna kohta satiir aegub, siis totalitaarse ühiskonna kohta ta ju ei aegu. Ja nagu me näeme tänapäeva maailmas, et diktatuurid on tõusuteel, et tee mis tahad, eks ju, et Ameerikas üks ulm äratseb, teine Venemaal, kolmas on kuskil seal Iraanis, eks ju, mingi kamp, eks ju, ja kõik on okei. Vanasti oleks maailma hukka mõispäevalt on lihtsalt kõik leiavad, et mis me ikka teha saame, las nad olla siis. Ootsad, kuni Vene hull ära sureb ja Ameerika oma ehk maha võetakse, ehk siis läheb korda, aga kõik see, mis nad kokku keeranud, seda me helbime veel veerand sajandit vähemalt. No vot see nüüd, me oleme nüüd ringiga nagu peaaegu tagasi jõudnud sinna, kus me algasime, et olevik on muutunud nii ulmeliseks, et kes oleks osanud üldse arvata, et esmapilgul nagu täiesti demokraatlikes ühiskondades, kui nipsust võib käia see, et see demokraatia kaob kuhugi ära ja see totalitarism saab nagu äkki ohjad nii tühja koha pealt kätte. No, aga see ongi natuke see ka, et inimesed tahavad valmis lahendusi ja siis tulebki mingi populist ütleb, et mina teen. See oli ju nii naljakas, ma ei taha rääkida päeva poliitika, kui Trump ütles, et ta lõpetab 1 päevaga Ukraina sõja enne valimisi teatas. Kes seda saab uskuda? Aga usuti. Ja see on sama asi kõigi nende, et ilmselt ikkagi inimesed tahavad, teine see võib-olla see, et elu on nii keeruseks läinud ja siis, kui me ütleme meil aega siis, et elu on nii keerus, inimesed tahaksid lihtsaid lahendusi võib-olla, et näiteks see on ka natukene puhtalt sotsiaalne, aga okei, las ta lendab, vasti lendab, aga see, et siis, et näiteks kui me
ma olen hästi palju kuulnud vanemate inimesed asjad, kuidas nõukogude ajal oli elu hea ja siis ma mõtlen, et kus ta nüüd hea oli, eks ju, ja noh. Aga siis ma olen saanud aru, et tegelikult oli inimestele meeldis see, et kõik oli paigas, lihtne, aastakümneid, sul midagi muutunud. Mõtlema ei pidanud. Kõik oli selge, sul teadsid täpselt, et mingit palka sa saad ja kõik asjad sul on niimoodi, tulevad ja okei, oli raske, et kohta sai 20 aastat hiljem, eks ju, võib-olla, eks ju, aga sul oli see kogu see skeem selge. Aga siis mingi hetkel läks kõik sassi ja sa ei teadnud üldse, mis homne päev toob ja ilmselt paljudel inimestel on see hästi vastuvõetamatu. Et tegelikult inimühiskond tahaks olla stabiilne. Et loovisik on see hulluke, kes seal on see katsejänes või kes aeg-ajalt püüab uut suunda kangutada, aga tegelikult enamus inimesed tahakski olla, enamus ühiskond on ikkagi väike kodanlik oma laadilt, et kes loob oma mugavusfääri ja püüab see mugavusfääris mõnusalt ära olla. Ehk siis hakkab tunduma, et ulme seisukohast ei ole just kõige julgustavam teadmine, et kuna inimesed tahavad, et elu oleks lihtne, kirjandus oleks lihtne, et siis see ei ole just kõige roosilisem perspektiiv sellise tõsise ja keerulise ulmekirjanduse jaoks. Aga mõtle selle kohta nii, et kirjanik peab selle peale mõtlema, kirjanik peab ikka tegema, mida ta õigeks peab ja tahab ja mida tunneb, et on vajadust ja võib-olla vastupidi peabki see võitlema selle vastu, et kirjutamaks asjadest, et kuidas, sest on ju öeldud ka see, et ka lääne ühiskonnas ja meilgi on tihti see, et kosmoselendude peale leitakse, et öeldakse, et miks me raiskame raha, et mingis kosmoselendud peale, et maal on asjad paigast ära, eks ju. See on umbes tegelikult sama asi nagu lapse sünnitamine või lapse ka üles kasvatamine, et alati on sul raha millegi muu peale vaid kui lapse peale, eks ju. Et alati, et kui jääd seda ootama, millal kõik asjad on olemas, siis lõpuks on juba aeg, oled vana ja sama on ka inimühiskonnaga, et kui me vaatame, mis maal kõik ära teha vaja on, siis lõpuks me kosmosse ei jõuagi, aga võib-olla peaks jõudma, sest et kui juhtub, et tuleb suur hiidasteroid või midagi muud siin maal läheb nässu, meil võiks olla ikka mingi rahvas kuskil juba üleval uut elu tegemas. Ja autorite seisukohast võib-olla see tähendab siis seda, et teades, kuidas kõik eelistaksid midagi lihtsamat, see ei tähenda siis seda, et sa pead seda lihtsamat andma. Võib-olla see ei tähenda üks ühele ka seda, et sa kirjutad tuimalt nii keeruliselt edasi, et sul ei ole lõpuks lugejaid, aga võib-olla see tähendab seda väljakutset autorile, et sa pead olema piisavalt tark, et see keerulisus niimoodi söödavaks teha, et umbes nagu koerale arstirohtu antakse, et pane tablett vorsti sisse ja sööb ära, eks ole. Ei, see on tegelikult õige, sest et tegelikult, olgem ausad, igasugune looming, eks ju, võib öelda mingi esteet või dekadent öelda, et ma teen ainult endale, ei tee, sa teed ikkagi, kui sa saadad selle välja turule, raamatu avaldad või lähed bändiga lavale või siis tegelikult sa ikkagi, sa teed seda publikule. Aga küsimus selles, et kus on see piir, et kui palju sa publikule meele järgi püüad olla ja kui palju sa teed ikkagi oma asja, ja see oma asja pead tegema nii, et sul ikkagi see publik võtaks selle vastu või vähemalt tal tekiks huvi, mida sa teed, eks ju. Kunagi ütles üks Ameerika telekoomik, et ta ei tea eduretsepti, aga ebaeduretsepti ta teab. See on see, kui sa püüad kõigile meele järgi olla. See on kindel pauk sulle, et siis on kõik läbi. Ehk siis vaadates seda, et umbes 5 minuti pärast hakkab seanss, et tõmbame siis kuidagi otsad äkki kokku ja võib-olla see otsade kokku tõmbamine siis võikski olla umbes selline, et tõdeme siis, et maailm muutub, inimesed muutuvad, järelikult muutub ka ulme, aga ulme ei kao. Ta pole seni kadunud, et ma arvan, et ei kao ka, et selles mõttes, et muutub teisene, ta on kogu aeg muutunud. Ega see, mis oli 4., 5. aastal, mis 6., see kogu aeg on vaikselt muutunud. Tagantjärgi me näeme seda paremini võib-olla, aga ma usun, kui inimestel kõrvupilli sees olid, ega nad ei näinud, et mis täpselt nüüd muutub ja ma arvan, et ma ei ole, vaata siin ongi see, et kui teinekord ma räägin tänapäeva ulmekirjanike Eestis või nende fännidega, siis mõni ütleb on nii hästi pessimistlik ja üldse ka eestikeelse raamatute tuleviku suhtes. Mina ütlen seda, et mina ei ole, et elame, näeme, mis saab ja meil on siin kogu aeg mingid asjad, alati on mingi asi, mille peast muretseda, et kas majanduskriis või sõda või elu läheb edasi. Jah, nagu targad inimesed ütlevad, et kunagi pole olnud, et kudagi pole olnud. Ja kui ma teen ulmebibliograafiat, koostan Eesti ulmebibliograafiat, isegi sõja ajal ilmusid raamatud ja praegu tänapäeva Ukrainas, kus on mingi ju väga räme sõda käib, seal ilmub ikka iga aasta uusi raamatuid, ulmekaid, mingi 10, 20, 30 tükki, pluss veel kordustükid ja tõlked ja tundub, et nagu sõda polekski. Ja kui suures tuleb öelda, et isegi Eesti autorite
ulmekogumik ilmus Ukrainas tõlkena just eelkõige tänu sellele, et on sõda, sellepärast et inimestel on vaja näidata, et elu läheb edasi, ilmuvad raamatud, ilmuvad ka tõlked, nii et ka Eesti autorid tõlgiti ukraina keelde, anti raamatuna välja, et elame edasi. Nii, aitäh kõigile, kes kuulasid ja veel siia kohale on jäänud. Ei, osa läks ilmselt saalis. No läksid saali, eks me lähme vast ise ka, nii et aitäh!